Kuule, anna see nüüd siia. Anna see nüüd siia, siin sees võib olla täpis asi. Ma tean, mis siin on. Kuule, siin sees võib olla lõhkekeha. Ära kisu. Seal sees on raha, sellepärast ta ei anna. Seal on midagi palju hullemat. Mis on hullem? Küll sa näed. Palun, olge lahke. Aitäh, head aega. Head aega, head aega. Kuule, lase mind ka välja. Vabandage, mul on kiire. Kuule, mul on ka kiire. Vabandage, mul on teine amet. Kuule, aga kuidas ma siis saan? Oodake, palun. No, selle silindri me panime sinna nurga kivi sisse. Oi, ma mäletage, millal see oli. See pole üldse tähtis teati. Ja, see oli vist 70 aastate lõpus. Ei, ma arvan, et see oli vist hiljem isegi. See ei ole tähtis. Mis ei ole tähtis? See on meie ajalugu. Meie ajalugu on see. Selle koht on meil muuseumis. Siin sees on kiri 2000. aastale. 2000. aasta kommunistlikele noortele. Kus sul need kommunistlikud noored siin on, ütle? Aga ma ütlesin, et adressaat ei ole, aga mis me ennast lahti teeme? Aga sa kirjutasid sellele alla, on ju nii, jah? Ja nüüd tahad seda maha salata? Ei, ma ei kirjuta. Kas kirjutasid alla või? Ma ei mäleta, see oli nii ammu. No ei ole midagi. Palun. Minu mark. Mis sinu mark? Miks mina pean sinu tööd tegema? Mis minu tööd? Inimestele uksi lahti tegema. Lahti? Praegu? Miks mina? Mis lahti? Oota, mis sa oled neile õpetanud või? Mida? Et meie peame neile uksi lahti tegema, mis nad ise ei või teha. Kuule mees, sa teed selle ukse lahti või? Kohe ma vaatan. Kurat ta siis nüüd on? Aga ennem oli lahti. No kui see paari, mis tegi, siis oli. Hästi, ma teen lahti. No, te näete ära, et siin ei ole midagi. Aga siis paneme ilusasti kinni tagasi. Kuule, kaua sa mured nüüd seal? No las ma teen ise. Palun. Tead, mina võin jäädagi siia uksehoidjaks. Minule see töö ei ole alandav. Ainult siis peab keegi minu töö ka ära tegema. Palun. Aitäh. Noh, tohib, ma teen nüüd oma tööd ka. Viis kopikat. Trallibussiga. Ka selgitas. No 25 rubla. Tead, 25 rubla oli vanasti kõvem raha kui 25 krooni. No. 25 rubla eest said 2 nädalat priskelt ära elatud. Sina võib-olla elasid. Mis see on näita? Riie. Riie. Vaata, kui ilus. No kas see on nüüd sinu meelest ilus või? No on ju ilus. See on sinu arvates ilusam kui praegune lipp. Praegune on ka ilus. Vaat, mis siin on. Küll vaja. Rutta. Nii. Vabariigi noorte maisi- ja suhkruveeli kasvatajate sotsialistliku võistluse tingimused. Kas sa tegelesid maanoortega ka või? No. Igast asjadega sai tegeletud. Siis võis maahärra olla tema õpilane. Sellepärast maahärra ongi sihuke.
kiri on siis? Siin ei ole enam midagi. Ma pidi olema. Võib-olla ei olegi mingit kirja, no tahtsime kirjutada, aga ei kirjutanud. Mul tuligi meelde, jaa, kõik tahtsid kirjutada, mina ütlesin, et ärme parem kirjutama. Et ei tea, mis kamp seda loeb ja et niikuinii teeme ennast lolliks ja nii otsustasimegi, ei tee mingisugust kirja. Ei ole jah, näed. Ei ole jah. Ma ütlen, seal ei ole midagi. Seal ei ole midagi, seal ei ole midagi lugeda. 2000. aasta kommunistlikele noortele. Tervitus teile, uus sugupõlv. Tänan. Eesti NSV noored kommunismi ehitajad tervitavad teid. Kui te seda kirja loete, siis on kommunismihoone meie maal rajatud ja teie olete selle hoone esimesed õnnelikud elanikud. Teadke siis, selle hoone ehitamist alustasime kord meie. Kas Margi nimi on see välve? Jaa, bingo. See on Margi. Ja siis ta veel ei olnud Marki. Komsomolis oli ta oma nime. Markiid ja milordid oleks kõik komsomolist välja visatud. Jaa. Sellepärast, et komsomoli organisatsioon oli ikka üks õudselt metsik organisatsioon. Kuule, Marki, oli ikka või? No kuule, meie maal on saavutatud igapäevaste tarbekaupade küllus. Vaat see on tõsi. Kuule, Marki, see on sul geniaalselt ennustatud ju. Marki, sa oled ikka tark mees. Mehed, kurat, te olete siin. No, mehed. Kuule, teie noorus langeb aega, mil juba kehtib kommunismi ehitaja moraalikoodeks. Moraalikoodeks jah kehtib. Kuule, sa oled ikka väga vinge kirja kirjutanud. No mina ei ole seda kirja kirjutanud. Mina kirjutasin selle kirja. Oh, kurat, viisnurk jälle väljast. Jaa. No võt. Näe, komsomoli kasvandik ja nüüd meedias. Sellepärast ongi, sellepärast, et Marki nii lolli kirja kirjutas, sellepärast, et uksed kinni ongi. Mehed, uks on lahti, noh. Mida? Majesteet tegi ukse lahti. Oot, mis majesteet? Mida sa räägid? Ma ise nägin, no inimesed käis sisse välja, noh. Ära jama. Jaa. Kuule, nüüd majesteet seda küll nüüd lahti ei saanud teha. Võis teha küll, ta on minust natuke tugevam. Nähtavasti on meie katsumustel nüüd lõpp. Aga ei lähe, noh. Ei lähe, ma ise nägin, kuidas tema, majesteet tegi ukse, eks ole, niimoodi lahti ja inimene läks ilusti välja. No ma ei saa näidata praegu, kuidas. Aga no mõtle. Ja sa kohe oma silmaga nägid seda. Loomulikult, üks tuli veel väljast. Üks tuli väljast ka veel, ta lasi ühe väljast ka sisse. Ma ise nägin, ei ole praegu lahti tead, majesteet ei ole, noh. See ei ole õige asi. No kuidas ei ole õige asi, kui ma ise nägin oma silmaga, noh. Majesteet tuleb kohe praegu alla. Kuule, mina ei saa olla 3 kohas korraga. Kui ma pean olema all ukse juures, siis palun, aga sellisel juhul peab olema baaris ise teenindus. Ma palun. Esimene asi, kui ma siit välja pääsen, mina lähen... Lähed ja suudled emakest maad, jah? Ei, ma lähen ja suudlen emakest maad. No, kes tahtis välja? No, kus need inimesed on? Ei olegi kedagi. Või? No ongi lahti, mis ma ütlesin teile? Tahtis keegi välja või ei tahtnud? mina võib-olla tahan. Muidugi sisuliselt on ta lahti, jah. Mina ei ole teile mingisugune hampelmann. No siis sellepärast... Nägite. No, kas ma valetasin praegu? Šah, tegi lahti. Ei teinud šah. Pani jalaga. No mis siis on? Sellepärast niimoodi. Kas te nägite, kuidas majesteet tegi või? Ta võttis käega niiviisi kinni ja kergelt. Ei, ta ei lükanud kergelt, ta lükkas vihaga. Vihaga jalaga pani. Miks meie seda lahti ei saa, noh? No näita mulle palun. Miks meie ei saa? Ta tegi seda muu, ma nägin seda. Kuidas? No näita. Aga vaata. No vaatan. Vaikust palun. No näed. Ükskõik, kuidas ta seda tegi, kuulge. Peaasi, et me saame nüüd välja. Ei no, sisuliselt on ta muidugi lahti, jah. Vot siis ei pea keldris ka enam vaevama ju. No aga loomulikult ei pea. Aga kes selle üldse välja mõtles, ma ei saa aru. Kas kuuled, jah? Jaa.
lõpeta nüüd ära see valse. Kuuled või? Meie siin otsustasime. Olukord on muutunud. Tähendab, olukord on paranenud. Ma ei saa aru. Midagi ma ei lõpeta. Markii käsku ma täidan ainult. Muidu on pärast jälle jama. Markii siin, lõpeta ära. Enam ei ole tarvis. Me saame siit samast uksest välja. Ma ütlesin sulle kohe. Välja pääsuta olukordi ei ole olemas. Mina ütlesin seda. Saada kõik naised üles, las pesed ennast puhtaks. Meil on siin tööd maa ilm. Ei tee seal. Lõpetage ära. Oi, lõpetage ära, ma ütlen teile. Aita! Kas mina või? Lõpetage ära kõik. Uksed on lahti. Oi, tüdrukud, lõpetage ära! Ja tulge kõik välja. Kõik. Minge teie enne ära. Tüdrukud ei ole riides. Mida arvad, et te suudate mind üllatada? Minge nüüd, hakake minema. Aga minu peale te ei mõtle üldse. Mina pidin siin täiesti üksinda hakkama saama, kui te ära olite. Aga te ju teate, kui närvilised on viimasel ajal inimesed. Suitsetavad palju, võtavad viina näiliselt täiesti mõttetult, ilma põhjuseta. Näiteks Markii, tema lihtsalt kallab endale viina kurku. Ei, ta ei tunne sellest rõõmu, ei purju ka ei jää, kurvaks ka ei muutu. Veel hullemaid lollusi ka ei tee. Täielik mõttetus. Olge kena, ulatage mulle see lina. Palun. Oi, see oli kole aeg, kui te ära olite. Eriti mulle kui poeetilisele natuurile, kes iga oma närvi lõppme ka tajub ajastu ahistusi, ajastu pitsitusi. Mis sest, et ma toimuva põhjustest kuigi palju aru ei saa. Aga ei, ega ma ei nurise. Ma sain suurepäraselt hakkama, enam-vähem suurepäraselt. Aga teate, siis nad hakkasid mind uksehoidjaks kamandama, mind nagu poisikest. Ma ütlesin neile mõne kõvema sõna, et minuga ei mängita. Mis te vaatate? Ja ma olen niisama. Vaatan, te olete just niisugune. Niisugune, nagu ma teid oma suures üksinduses ette kujutasin. Köögis, kui te ära olite, siis kui ma vahel täiesti mehaaniliselt liigutasin niimoodi leeme kulpi, siis ma nägin oma vaimusilmas. Vaimusilmas nägin ma teid just niisugusena, nagu te praegu olete. Praegu? Kuldseis keharais, pärlendamas šampooni vaht. Ja sellest vahust sünnib teie luule? Oi, minul võib igast asjast sündida luule. Kui te ära olite, siis lipsas mul nii mõnigi värsijupp läbi pea. Mõne neist ma söandasin ka paberile panna. Merile see on pühendus. Ei, mina ei kuule midagi. Kuulake. Kui üldse armuda ma suudan sekretäri, siis selleks saab mul olla ainult Merri. Kui tunnen armu altarilt ma sõõrmetesse tõusmas mürri, siis tean, et on Merri see. Ikka koputas sisse! Ma otsisin sind. Mis siis on? Ma otsisin terve maja läbi. Ja siis lõpuks mõtlesin, et viskan siia tuppa ka veiseks ajaks pilgu. No mis siis on? Juhtimist oleks vaja tugevdada. Maarra ei saa hakkama, uut majutusdirektorit oleks vaja. Kust sa selle uue nii kähku võtad?
Siitsamast sinu endise sekretäri jalgade eest. Mis? Minu panna või? Uks on meile praegu kõige tähtsam. Ja ukse juurde on sul paarist tõesti kauge tulla. Ega ma ainuüksi sind ei muuda. Magister on Marsseli asemel, saab väga hästi hakkama. Võib-olla tuleb veel mõned vahetused teha. Kas ei saaks siis, et sekretärid on oma vanadel kohtadel. Sekretär peab tundma oma tööd, mitte oma ülemust. Jätkake. 5 minuti pärast oled all. Noh, nii oligi. Sellepärast ei lasknud sisse. Mille pärast siis? See tähendab, oli siis kohe niiviisi. No nii, enam-vähem. Ja mis ta oma uuest ametist arvas? No mis tal arvata, ma andsin talle 5 minutit aega. Ikkagi huvitav, miks just majestat? Miks teised seda ust lahti ei saa? Ütle mulle, miks see uks üldse kinni on? See on üldse üks väga huvitav küsimus. Ja seda võib-olla meie sajandil on üldse veel liiga vara küsida. Aga miks just majestet? Peame nõu, kutsu mehed kokku. Joo. Sa panin liiga palju vett. Ennem ütlesid kange on. No vaat, tuleb ära õppida see kaunis kunst. Markii kamandab mind kurat korstenpühkijaks, ma lähen kohe õppima. Jaa. Aga mulle küll uus töö meeldib. Ma mõtlesin alguses, et tehnika on palju keerulisem, eks ju, aga tegelikult pole seal midagi. Tehnika, mõtlen, see funktsioonib ise. Jaa, ainult natuke kulub, eks ole. Muud midagi. Mis ma räägin, eks ju. Mõtlesin, tehnika on midagi õudselt keerulist, aga tegelikult pole mitte midagi. Muidugi. Ja siis on Marssel kõndis lihtsalt petteks tähtsanaga mööda maja ringi. Mis siin jälle Marsselist head räägitakse? Ei midagi. Kuule, mulle ka uus ametkäed istub palju paremini. Kuule, keera mulle ka üks segu. Puhas tehnika sul. Ja ma ütlen, seal all oligi, kurat, tuul tõmbas kogu aeg. Nüüd, kui uksed on kinni, siis on vähe parem. Üks segu. Üks segu sulle, jah. No, Markii ootab oma kabinetis. mis ta jälle tahab? Peame nõu. Ei ole midagi. Kui sa ei taha või sul ei kõlba meiega koos mõelda, siis mine siit ära. Aga meie tahame mõelda. Kuula nüüd 1 sekund, ma seletan sulle. 1 sekund. Probleem on selge. Meid huvitab, milles on majesteedi saladus. Miks üks maagiline mees suudab seda, mida meie teised ei suuda? Suuda ta tühi mitte midagi. Eriarvamused hiljem. Lühidalt. Olukord on küllalt raske, aga samas küllalt lihtne selleks, et me seda siin 6 peaksime ragistama. Sinu ettepanek? Minu ettepanek on jagada meid 2 rühma, 3 ja 3. Seletan miks. Kõigepealt väiksemas rühmas on ajurünnak intensiivsem. See tähendab, igaüks saab sõnavõtuks rohkem aega. Punkt 2 on see, et erinevad arutluskäigud annavad erineva tulemuse, järelikult on suurem tõenäosus jõuda tõeni. Mis teie arvate? Minu arvates võiks rühmade ajupotentsiaal olla võrdne. Muidugi võrdne, kurat. Väga hea. Muidugi võrdne. Nõus, teeme niimoodi. 1 rühm, rühmajuht, magister, teine rühm, seda juhin mina. Praegu on ajupotentsiaal tasakaalus. Nüüd kumbagi rühma veel 2 meest. Vaat siin me peame ka leidma mingisugusegi tasakaalu. Vaadake, ma arvan, et me teeme niimoodi. Mina võtan Maara ja Marsseli, eks ole. See teeb sama palju välja kui Milord pluss Monseigneur. Ei ole, vaata. Maahärra on Milordist rohkem intelligentsem, kui Marssel on Monseigneurist vähem intelligentsem. Arvad? Raudselt. Aga kas me hindame intelligentsust või teadmisi? Nii seda kui teist. Ma ütlen, mida me teeme. Me teeme niimoodi, et mina võtan Maahärra ja Milordi. Ja mina siis Marsseli ja Monseigneuri. Ei. Marssel ja Monseigneur on tugevam paar. Mina ei taha endale mingit eelist. Kuule, saad aru, siin ei olegi mitte mingit eelist, kui me liidame nüüd end sinuga juurde, eks ju. Sest ega ju meie ju ei ole sinuga. Ei ole. Mida ei ole? No olgem ausad. Meie sinuga ei ole ju võrdsed. No mõtleme veel. Ma ei tea. No kas on, öelge üks asi, mis on majesteedil teisiti kui meil, Mist me oleme kõik põhilised omalused läbi võtnud. Minu meelest ka. No. On üks asi. No mis? Kes on majesteedi sekretär? Merri. Järelikult prostituut. No, mis siis?
ilmselt on majesteet meist ainus, kes oma sekretäriga on. Jaa. Kas keegi on näinud, et nagu kindlalt, mõtlen mingid kindlad faktid nagu, et nagu keegi on näinud, kuidas ta oma... Merri nagu omavahel nagu... Mina olen. Oled näinud või? Praktiliselt olen. Oi. Järelikult. Kuule, järelikult on asi lihtne. Vahekord Merriga on see, mis mehe eriliseks teeb. Kuule, ma olen kogu aeg ütelnud, see Merri ei ole mingi lihtne litsike. Kurat, see on praegu küll hea idee. See on meil niivõrd hea teooria praegu, et teate, mis me teeme, et saate isegi praegu aru, eks? See on nii hea teooria, et meie seda teistele lihtsalt ei ütle. Ja vaata, selge, teistele räägime midagi muud, eks? Teistele räägime nagu mingit absurdi. Mingit absurdi. Eks ju, väga hea. Aga mehed, mõtleme, mis on majesteedis veel erilist? Me oleme kõik läbi võtnud. No minu arust ka. On üks asi. Kes on majesteedi sekretär? Mary. Ühesõnaga prostituut. Mis siis? Ilmselt on majesteet ainus meie seast, kes on oma sekretäriga, Aga kas on olemas kindlaid tõendeid, et majesteet ja Merri... Kas keegi on neid, vähemalt näinud? Mina olen. Tõsi või? No, praktiliselt. Nii et järelikult. Järelikult on vahekord Merriga see, mis teeb mehest erilise. Ma olen kogu aega vaadanud, et see Merri ei ole mingi lihtne litsike. Oi, see on nii hea teooria, et seda... Nii et me teistele sellest ei räägi. Ei, teistele me räägime hoopis midagi muud, mingi absurdi. Kas minul on nüüd uus ülemus, jah? On jah, uus ülemus. Pandi, jah? No jaa. Ja mis minu maahärra siis köökja või? Markii arvab, et köögis võib hakkama saada ükskõik kes. Issa, mul on maahärrast nii kahju. Minul on Merist kahju, tema on mulle nii südame külge kasvanud. Issand, mis päev täna on? Mis päev? Issand, Meil on ju täna lahtiste uste päev.